ma siin endamisi mõtlesin, et nagu mis maailmas nagu on meie või mingis vaates oluline või üldse. Et ma ei tea, mina leian, et kõige olulisem meie maailmas on meie ise, meie mõtteid ja meie eluviis, sest et lõpuks me elame ainult enda elu. Ja see on kõige tähtsam, et kuidas me tahame enda elus kulgeda. Ning nii me kulgemegi. Et kui me ei kahjusta teisi inimesi nende elu ja me saame oma elu elada vabalt, siis see ongi suurem õnnistus, et oma mõtete, oma elus meil on kõige tähtsam oma eesmärgid, oma hobid ja kõik asjad ja lisaks jah, kindlasti võiks ka mingid head energiat ka mingi lähedaste või kõige, kes meie kõige kõrval on. Olgu see loom, lind, inimene, üks hea hing, kes on meie lähedus 24/7 ja ülejäänud on siis boonus või mitte vajalik osa üldse ja siis saab alati teha korrektuurid, kes jääb alles, kes ei jää ringkonda. Vahel mõtlen ka, et räägitakse, et oi näe, et tänapäev, et see paned käeb mulda, et siis see ei ole mingi töötegija, aga maailm muutub, ühiskond ja paljud nagu teenivadki nii nagu oskavad raha, aga samas kui ma näen, et mingi osa teeb maha nagu teisi seda rütmi ja vajadust, siis tegelikkuses, kui me vaatame üldpiltis, nad ise on täpselt samas laines, ainult teise kanali kaudu teevad ka samamoodi reklaami. Et eks see ihalus ja kadedus ole meil kõigil väheke sees, aga võib-olla see paneb meid edasi rühkima, kui see just ei peegelda seda positiivse asemel negatiivset poolt. Aga eks igaüks teeb nii, kui oskab. Vahel mõtlen küll, et miks ka inimesed nagu ennast muudavad ja tuunivad, et enesekindlust saab tõsta ise, olla kindel ja kui on vaja midagi muuta, no las siis muudavad. Ka mina olen elus mõelnud sinna tänne, et oleks rikas, teeks nii ja naa. Aga sellised üldasjad ja põnevused tulevad igal inimesel ise ja sellest ei ole midagi valet. Kõik me oleme omamoodi erilised. Et kaunistagu meid midagi või oleme me loomulikud või natuke kohendatud, ei ole midagi viga. Jah, tegelikult kui jood kohvi, kofeiin ja kõik asjad nagu on halvad, aga teisest küljest, kui keha on nõrgem ja see annab vaimu ja jõudu ja rohkem aktiivsust ja mõtteid, siis teisest küljest on nii-öelda väike süütu ergutus, ei ole midagi halba. Annab indu juurde. Kindlasti see viib ka vedelike kehast välja, aga teisest küljest on kohvi õpetanud mind rohkem vett ja vedelikku tarbima, kui muidu ma ei suudaks. Et igal heal on ka halvad ja halbadel on ka head küljed. Et lihtsalt mingi kesktee leida. Jah. Siin värvisin ja mõtisklesin oma mõtteid ja neid tuleks nagu hästi palju veel, aga laiali valguks nii palju. Aga jah, minu võib-olla suurim pluss ja miinused ongi see, et ma olen alati enda asjadest nii vaimustatud, mul on 101 mõtet, ideed ja hobi ja olen alati enda suurim fänn. Et isegi kui ma ei tee neid puppe asju või alati kaasus, ma teen see, mis teeb mind õnnelikuks ja see ongi peamine. Eks kõik asjal on vaja järjepidavust ja ka aeg kaasas käia, aga vastutahtmist ja vastuvoolu ka ei saa kujuda. Aga ma siis vaatan selle üle ja võib-olla 2 video pane need salvestust heli ka ülesse. Ning 101 ideed on veel mingi hetk. Aga okei siis.